Täna kontrollin, kas ma olen uueks õppeaastaks valmis ning kasutan selleks äsja ilmunud raamatus veel 100 ideed õpetajale olevat kontrollnimekirja. Nii, esimene punkt on siis klassiruum on korras. Kohe vaatame. Nii, klassiruum näeb sel aastal selline välja, üsna sarnane eelmise aasta omaga. Midagi väga ei muutnud. Seal taganurgas on üks mulbärt. Ma kohe varsti räägin, miks ta seal on. Minu töölaud. Ja mõned plakatid. Siin on mul Amazonist tellitud selline taskutega hoidik või, et siia ma saan erinevatele klassidele materjali jätta või kui neil on tööd, mis mul on vaja kätte jagada, siis ma saan need siia sisse panna. Nad saavad need asjad ise kätte. Nii, sahtlitest ja kappidest võtsin kõik ebavajaliku välja. Siin kapis on erinevad paberid, värvilised paberid, kiletaskud. Siin on õpilastele Inglismaal toodud kommed, mida ma neile sinna toolen on. Mängukaardid, need pildikaardid. Ja siis siin on nüüd ühed sellised squishid, mille ma ka Inglismaalt õpilastele tõin. Ma ei ole täpselt veel otsustanud, kuidas ma neid neile andma hakkan, aga ma arvan, et kui mul on mõned klassiga probleeme, näiteks käitumisprobleeme, et siis hea käitumise korral on neil võimalik tellida boonuspunkte ja siis teatud punkti summa juures on neil võimalik siit üks squishi endale valida. Neid on siin päris palju. Ma tean, et need on praegu üsna populaarsed ja neile need väga meeldivad. Neid saab kasutada isegi ka stressipallina. Erinevad. Siin kapis on mul õpilaste õpimapid, et neid me enam ei tohi riiuli peale jätta seoses andmekaitse seadusega. Nii et kõik mapid on siin kapis peidus ja tunni alguses ma tõstan siis vastava klassi mapi lihtsalt siit kapist välja. Et nad saavad oma mappe sinna vahele panna. Siin sahtlis on mul erinevad pildikaardid, hääldussümbolid ja muud asjad. Siis siin allpool on suur hulk igasuguseid erinevaid mänge, mida saab tundides kasutada. Ja siin all on täpselt samamoodi, et erinevad abivahendid, mida tundides saab kasutada. Minu kirjutuslaua sahtlis on siis minu isiklikud asjad, mida mul töös läheb siis vaja. Ja all siin on õpikud, mida ma oma töös kasutan. Ja siin on siis erinevad sahtlid, erinevate materjalidega. Siin on need asjad, millega ma pean veel tegelema. Need ma annan 3. klassis, iga õpilane saab sellise kaardi hääldusmärkidega. Siin on mul siis erinevad asjad veel, millega mul tuleb tegeleda. Et siin on vocabulary star ja star studenti kaardid ja sellised asjad. Siin on mul mõned vildikad, pliiatsid. Siin on mul nüüd, ma sellest aastast mõtlesin, et teeks natuke midagi teistmoodi, et ma annan igale õpilasele tema sünnipäeval sellise pliiatsi. Happy birthday from your teacher. Ja siis on siin need teised pliiatsid ka. Sellised siis. Happy birthday from your teacher. Siin on erinevad koolitusmaterjalid, mis ma olen endale saanud. Siin on erinevad ideed. Ja siin on mul tunnikonspektid, mida ma tegelikult selle aastal küll vaja ei ole, aga võib-olla lihtsalt vanu tunnikonspekte on vaja vaadata. Nii, siin on siis mul erinevad töövahendid.
siin samamoodi. Siin on siis kirjaklambrid, magnetrulli, mida ma nüüd Schnittipoest Tartust. Siin on igast meisterdamise asjad, liimipüstod ja nii edasi. Ja siin on ka erinevad vahendid, kellad ja sellised asjad. Siin on markerid, valgetahvlimarkerid, tavalised markerid, pliiatsid, pastakad, mis on need magnetid. Siin on märkmepaberid, sellised minikeeglimängu jaoks vahendid. Siis siin on sellised lõhnapulgad või kuulepulgad, mida saab, ma ei saa ühe käega seda lahti. Nii, siin on siis erinevate maitsetega või lõhnadega nii-öelda Fanta ja Coca ja raamatus on kirjas ka, kuidas ma neid kasutama hakkan sel aastal. Aga ma panin tähele, et Ideaalkaupluses on need ka müügil. Ja siin on erinevad templid, mida saab õpilaste tööde peale panna. Siin on siis erinevad lepsud. Neid kulub mul aasta jooksul päris palju. Ja siin on mänguasjad, mida ma siis tundides kasutan. Esimese punkti alla on veel kirjas ka, et seintel võiksid olla abistavad materjalid, et siin on värvide plakat, Ühendkuningriigi kaart, maailmakaart. Üleval on sellised enam kasutatavad fraasid inglise keeles, laused, mida ma tahan, et õpilased tundides kasutaksid. Ja siis siin üleval on tähestik ja ka numbrid ja mõned omadussõnad. Pingid on korda pandud, õpilaste arvuti on töökorras. Nii et ma arvan, et võib selle esimese linnukese ära teha. Nii, teine. Nii, las ta nüüd fokusseerib. Tundub, et ei fokusseerigi. Minu töölaud on korras ja vajalikud vahendid on käepärast. Nii, minu töölaud on korras, et siin on mõned asjad, millega ma täna veel tegelen. Arvuti on olemas. Siin on minu IKEA taimer, mida ma kogu aeg kasutan. Auguste pliiatsid, käärid. Minu tahvelarvuti, millele ma just nüüd ühel päeval tellisin klaviatuuri. Tahtsin selle panna ilusti, et siis ma saan kohe kiiresti siit trükkida. Ja see käib siit küljest ära, et see on magneetiline, hästi kerge. Hästi mugav kasutada. Nii, ehk siis hetkel ma ütleks, et mu kirjutuslaud ei ole küll päris korras, aga ta saab. Ma teeks sellele ikkagi linnukese ära, et vajalikud vahendid on mul käepärast olemas ja enam-vähem korras on ta ka. Nii, igal asjal klassis on oma koht. Sahtlid ja karbid on sildistatud. On küll, selles mõttes, et asjad on omal kohal ja nagu siit ka ennem näha oli, siis kõik need sahtlid on mul ilusti sildistatud. Ja samamoodi on mul ka klasside kaupa materjalid sorteeritud ja sildistatud. Nii et võime ka siia linnukese ära teha. Kõik vajalikud vahendid on olemas. Pliiatsid, pastapliiatsid, kriididpäevik. Minu arust on küll. Ja nagu ma ka näitasin, siis olid need mul seal sahtlis olemas. Et jäätisepulgad õpilaste nimedega, need ma hoian siin sellise purgi sees. Ja neid on mul tõesti, ja neid ma kasutan ka ikkagi üsna sagedasti. Et siin on õpilaste nimedega klasside kaupa mul nad sorteeritud. Ja see on mul siin. Siin on mul siis sõnade tööd. 4. ja 3. klassi sõnade tööd. Kõik peatükkide kaupa välja prinditud juba. Nii et need on kohe mul olemas, ma pea enne tunni algust enam midagi printima. Ja siin on mul ka valmis pandud juba 3. klassi
hääldussümbolid, et iga õpilane saab harjutada, õppida, saame erinevaid mänge nendega mängida, et need on ka olemas. Siin on mul mõned plaadid, siin on lipikud, kui õpilane tahab keset päeva ajast välja saada. Siin on erinevate mängude jaoks mul sellised silmakatted. Siis on need birthday girl, birthday boy resetid. Ja siin on super student kaardid, mida ma õpilastele jagan. Siin on jalutuskäik galeriis mängu jaoks või tegevuse jaoks numbri kaardid, numbrikersi kaardid. Üks laad veel. Siis on sellised nummid, mida ma kasutan õpilaste gruppide moodustamisel. Ja siis siin all on sellised magnetilised tähed, mida saab tahvlile kinnitada. Olen seda kasutanud ka paar korda, ihmatab natukene õpilasi, aga toob tähelepanu minule. See on jalgratta, ma ei hakka seda praegu pigistama, aga jalgratta kellaka. Nii. Ja samamoodi on siis mul kõik materjalid, abimaterjalid, kõik mida ma klassides kasutan, on klasside kaupa ära sorteeritud. Et siia võib siis ka linnukese ära teha. Järgmine leht, vaatame. Nii, õpilaste õppevahendid on olemas. Panen selle siia peale, sest hoiab paremini. Valged tahvlid, markerid, kustutajad, täringud ja nii edasi. Need on mul kõik siin taga. Valged tahvlid on kõikidele õpilastele jagub nüüd. Täringud on siin suuremad, kustutajad on siin koti sees ja siin on siis veel kaardis, siis on täringud ja nuppe. Osad valge tahvli markerid on siin värvilised, aga suuremad musta värvi markerid, need on minu sahtlis. Ja siin on mul siis nüüd täheklotsikesed, millega saab erinevaid tegevusi teha. Et siin on kirjas ka pallid ja mis seal veel on, pildikaardid, need ma juba näitasin, need on mul olemas. Nii, järgmine. Mapid on korrastatud, materjalid sorteeritud, tarbetud lehed ära visatud, uued koostatud ja need olid need seal riiuli peal, need on olemas ja korda tehtud. Arvuti on töökorras, sellega on kõik korras. Nii, ajatäitjad on valmis, kohe vaatame. Need ajatäitjad on mul siis siin ja neid ma kasutan kas siis tunni alguses ja tunni lõpus, kui aega jääb üle, siis võtan siit pimesi mõne pulgakese, kus on siis erinevad tegevused peale kirjutatud. Siin on siis neid päris palju. Need on mul sellise ämbrikese sees siis. Ehk siis siia ajatäitjate juurde võib ka linnukese ära teha. Nii, rahuta õpilase abivahendid, kohe vaatame. Mõned asjad veel puudu, et mu tütar on osavasti mõned asjad koju viinud. Et siin on siis sellised pigistamiseks, mudimiseks mõeldud asjad. Siin stressipall ja see on see fidget spinner, näpuvurr ja see on erinevad asjad siis, mida saab mudida. Nii. Ehk siis rahuta õpilase abivahendid on valmis. Nii, lisamaterjal varem töö lõpetanutele on täitsa olemas. See asub siin akna all. Siit ümbrikutest saavad siis õpilased erinevaid harjutusi, tegevusi endale valida. Matching. Siin on terve suur ports igasuguseid asju, crosswords, need ristsõnad, siin on koomiksid mul siin. Siin on erinevaid asju.
Ja siis siin all on mul tellitud noortele ajakirjad. Crown A2 tasemele ja siis on Click, mis on A1 tasemele. Club oli mul ka, aga seda ma ei teagi, kus on kuskil siin allpool. Et siin on mõned ajakirjad, ingliskeelsed ajakirjad ka õpilastele. Tahtsin veel näidata, et raamatud on mul ka kõik valmis pandud õpilastele. Et siin on mõned lihtsamad raamatud, siis siin on juba natukene paksemad. Õpilastele väga meeldisid Horrid Henry raamatud. Et siin peaks nüüd igale õpilasele küll jaguma. Ja siin on siis mõned Wimpy Kid. Ja siis, mida hästi palju laenutati, oli ka siin Mr. Funny ja sellest seeriast raamatuid. Et raamatutega me selline lugu, et igas trimestris tuleb 6. ja 7. klassi õpilastel lugeda läbi üks raamat. Ja siis sellega kaasnevad ka mõned tegevused. Et siin on, iga õpilane paneb kirja, kui ta raamatu laenutab, paneb oma nimekirja, et siis mul on ka ülevaadet, kelle kätte mis raamat. Ehk siis siia võib ka linnukese ära teha. Nii, tunniplaan tundide vaheaegadega on prinditud ja stendile kinnitatud. Stendil on olemas tundide ajad, tunniplaani veel ei ole. Tunniplaani ma tegin õpilastele sellise seekord natukene naljaka. Et sellise lehe anname siis oma klassile esimesel koolipäeval, kus neil on oma tunniplaan. Ja siin taga on selline õpilase meelestaja, et kuidas koolis käituda ja nii edasi. Ehk siis seda tunniplaanide osa või tundide osa ma praegu teha ei saa ja vaheaegade ajad mul ei ole ka prinditud, nii et siia ma linnukest ei tee. Nii, järgmine punkt on siis õpilaste sünnipäevad on üle vaadatud ja klassikalendrisse märgitud. Et siin need muffinid on meil olemas. Siin on mul kõikide õpilaste nimed olemas. Et see on tehtud. Nii, et siia saab linnukese ära teha küll. Nii, järgmine. E-kooli stuudiumis on olemas vajalikud päevikud, õpilaste nimekirjad. Tunnistan ausalt veel ei tea. Homme õppenõukogu saan teada. Õpikud on läbi töötatud, töökavad on valmis ja 7. klass ei ole päris lõpuni, seda teen jooksvalt. Aga esimese trimestri asjad on kõik tehtud. Esimese nädala, nii et siia ma linnukeste tee, õpikute juurde teen. Esimese nädala tunnid on ette valmistatud, materjalid koostatud ja prinditud. Nii, sellega on nüüd niimoodi. Et mul on tõesti terve esimese nädala materjalid koostatud, välja prinditud, valmis pandud. Et esimese klassi asjad on kõik siin, nendel on 1 tund nädalas, nii et see on ühe tunni asjad on siin. Teises klassis on 2 tundi nädalas. Siin on siis 2 tunni materjalid. Kolmandas on juba natukene rohkem nagu näha. Alustame hääldusmärkidega ja sõnadega. Neljandas on ka siin erinevad töölehed ja asjad juba valmis pandud. Samamoodi on 6. Ja 7. klassis siis on mul ka osad pildid ja asjad valmis pandud. 7. klassis ma esimeses tunnis teen sellist tegevust. Et iga õpilane täidab selle palli ära. Ja siis paneb mapi vahele. Ja siin on ka muud asjad siis. Ja siin on üllatusmunad. Neid ma kasutan 2. klassis. Nad saavad siit üllatusmunas just endale uue nime. Et siin sees on üks nimi siis. Nad peavad ise ennast tutvustama ja siis nad saavad endale uue nime, tutvustavad ennast ka selle uue nimega. Ehk siis siia võime ka linnukese ära. Nii, klassireeglid on läbimõeldud ja kirja pandud, on küll täitsa olemas. Eesmärgid on läbimõeldud, on täiesti olemas. Klassijuhatajana on õpikud teevikud pinkideele valmis pandud. Ei ole. Seda teen ma äkki siis homme.
Infovoldik, ja nüüd läks uduseks, proovime uuesti. Nii, Infovoldik, seda ma juba natuke näitasin, seal oli see tunniplaan ja õpilase meelespea. See on olemas, klassijuhatunnid on ette valmistatud klassijuhatajaga veel seoses, et suvel, või no nüüd saabus meil üks kaart, üks õpilane käis Itaalias, saatis klassile, nii et ma annan selle klassijuhatajatunnis õpilastele kätte ja paneme selle stendi peale. Seda öelda veel, et mul on igale õpilasele ostsin ka valmis terveks aastaks kaardid. Need on Tigerist ostetud ja neid ma siis annan koos šokolaadiga õpilastele, kui neil on sünnipäev. Et need on mul kaardid terve aasta omad valmis. Nii, ja need kaardid, mis ma just näitasin, see postkaart, et see läheb siia stendile siis. Meil on need olemas. Ehk siis, jah, sinna ma lipikut või seda linnukest teha ei saa, sest et õpikud mul valmis pandud ei ole. Garderoob on üle vaadatud ja ostsin uue kotti endale. Seda mul täna kaasas ei ole. Ja esimese koolipäeva aktuseks on kleit ka olemas. Et sellele veel linnuks ära teha. Nii, kas ma siis olen uueks õppeaastaks valmis? Mitte küll päris, siit on kõik linnukesed olemas. Siit on siis puudu see tunniplaan, vaheagade ajad ja stendile panna. Ja kooliga tuleb tegeleda siis veel ja õpilaste töövikud ja õpikud tuleb valmis panna. Nii, ja ongi kõik siis.